Kogemusnõustaja Silver siin. Tere kõigile. Minu tänane video on pühendatud küsimusele, kus kohast leida motivatsiooni, sest nii mõnigi inimene, kes on minu juures nõustamisel käinud, on seda küsinud. Ja samal ajal ka tegelikult seda kuuleb tihti ümbritsevast keskkonnast ka, et kus kohast leida motivatsiooni. Kui ma toetun nagu läbi enda läbielatule, arvestame sinna juurde siis depressioonist välja tulemise ja kuidas üldse toime tulla ärevushäirega, siis ma mäletan, et osad päevad olid meeletult rasked, kus ei olnud mitte mingisugust motivatsiooni. Isegi voodist välja tulekuks, isegi selleks, et hoolitseda enda eest, käia duši all, vaid olingi 3 päeva, 4 päeva lihtsalt, kus ma ei teinud mitte midagi, sest mul polnud tahtmist, mul polnud jõudu, mul polnud motivatsiooni. Nüüd aastaid hiljem, kui ma mõtlen motivatsiooni peale, siis kunagi oli motivatsioon minu jaoks selline asi, et see lihtsalt tuli kuskilt. Selline maagiline jõud, mis ühtäkki nakatas mind ja siis ma olin täis sellist pealehakkamist ja rõõmus ja särav ja et ma teeks kõik asjad ära ja siis mingi hetk see kaob jälle. Nüüd ma vaatan motivatsiooni kui sellist asja, et minu jaoks ta ei ole enam see, mis tuleb ise. Motivatsioon on rohkem see, mis peegeldub ja mis tuleb läbi minu tegevuste, läbi minu ettevõtmiste ja nendega seotud tulemuste läbi. Ehk siis, kui ma teen midagi ja sealt tuleb tulemus, siis mul on nagu motivatsioon sellega ka jätkata ja seda siis aina rohkem ja rohkem teha. Samal ajal taustal minu aju premeerib mind dopamiiniga, sest ma tunnen ennast hästi, ma näen tulemusi ja ma tahan jätkata seda sama asja, mis mul hästi välja tuleb. Nii et minu soovitus puhtalt, mis on ka mind ennast aidanud, on see, et jälgida ennast, panna kirja asju, mõõta enda tegevusi ja märgata neid tulemusi. Sest see on täpselt samamoodi, kui alguses minna näiteks trenni, jõusaali, pärast esimest korda lähed koju peegli ette ja vaatad, mitte midagi pole justkui juhtunud. Aga pool aastat hiljem näiteks, kui on selline distsipliin seal taga, järjepidevus ja siis vaadata uuesti ja võrrelda ennast selle esimese päevaga, siis on näha ka see efekt, see tulemus. Ja tulemuse nägemine, vähemalt minul, on see, mis annab mulle motivatsiooni kõvasti juurde. Ja seal tulemuste taga on töö, distsipliin, need päevad, kus ei taha mitte midagi teha, aga sellest olenemata teed, sest mul on olnud varasemalt toetuda nendele tulemustele ja ma tahan, et need tulemused ka jätkuksid. Ja kindlasti on ka sellised päevad, kus tõepoolest ei tee mitte midagi, sest ma olen ka ikkagi inimene, mitte robot, ma ka ei jaksa kõike. Aga sellest olenemata mõte on see, et motivatsioon minu jaoks vähemalt ei ole selline asi, mis lihtsalt kuskil tuleb, et kui ma midagi tegema hakkan, siis ma mõtlen, et kas mul on motivatsiooni seda teha või mitte, vaid kui ma tegutsen, näen tulemusi, siis aina enam ma saan ka sellest motivatsiooni ja tulemuste all ma mõtlen ka selliseid tulemusi, mis teevad mind ennast õnnelikuks. Kohtume juba järgmises videos.